Trükimuuseum ei ole tavaline muuseum. Sajandi vanused masinad töötavad siin, sahtlid täis tinatähti on avatud ning mulle meeldib, et see keskkond pakub lõputult loomingulisi võimalusi. Minu jaoks on trükikunstis midagi natukene maagilist. See on nagu uks, mille pääsevad mõtted meie maailma. Kui värv ja paber kokku saavad, siis hakkavad sõnad paberile elama. Nad jõuavad järgmiste inimesteni ja neist saavad uued mõtted. Mind tõi tegelikult trükimuuseumisse ikkagi Kass Gutenberg. Aga see näitab küll hästi, kuidas siin on nagu tegevusi ja huvisid kõigile. Et see, kuidas me saame neid traditsioone teistele tutvustada, edasi anda ja samal ajal arendame ennast selle kõige kõrvalt. Muuseumi kollektiiv ennast väga äge. Mulle ei meeldi muuseumid. Muuseumil on täis mingit mõtet kola, mis lihtsalt seisab. Kellegi pole seda vaja. Lihtsalt vaatavad ja ongi kõik. Siin on asjad teisiti. Siin masinad töötavad. Saab proovida ise, kuidas mingi protsess käib. See, mis mind tõmbab muuseumisse, on Markmika tegemine. See, et vanadele raamatutele anname uud elu ja inspireerivad inimesed, kes minuga töötavad iga päev, kes alati teevad tööd südamega ja kiirega. Viimati töötasid meie vanad masinad trükikodades möödunud sajandil. Nüüd on aeg nad uuesti tööle panna. Esimest korda üle pika aja tahame trükkida ja köita raamatu, kasutades algusest lõpuni ajaloolisi tehnikaid. Oleme valinud selleks teoseks Saint-Exupéry armastatud loo Väikesest printsist. Käsitsi raamatu trükkimine ja köitmine ei ole lihtne ülesanne. Et luua midagi tõeliselt ilusat ja ainulaadset, peame õppima selgeks mitmed uued oskused ning taltsutama mõned vanad masinad. Üksi me seda teha ei jaksa ning palume teie abi. Vastutasuks teie toetusele saate unikaalse ja piiratud tiraažiga raamatu omanikuks. Väike prints õpetas meid vaatama südamega. Me loodame väga, et te tahate seda kogemust meiega jagada.